Tere päevast, tere hommikust, head kuulajad ja vaatajad. Tere hommikust, Kalle. Tervist. Nii huvitavat saadet ei ole mina varem teinud, et ei ole ka teinud vist koos sinuga saadet, kus oleks publik, elus publik. Jah, ei mäleta. Minu kõige erutavam kogemus on olnud küll Pirita lahe peal ühes paadis teha saadet, aga see oli keskpäevatund. Aga ühesõnaga, ega ma seda publikut siit niikuinii ei näe, kuna prožektorid on näos ja kus me alustame. Meil on aega peaaegu 2 tundi. Meil on kavas rääkida peaosas ohtlikest asjadest. Ja kust nüüd alustada? Ma umbes 2 kuud tagasi käisin ühes foorumi saates, mis oli nagu foorumi saade ikka koos Andres Kuuse ja teiste erakondade esindajatega ja siis seal mingisugust Reformierakonna sellist tavapärast ei huvita stiilis tegevust kommenteerides ütlesin, et ega Ungari jõudis praeguse sellise urbanliku režiimini ka selliste väga väikeste sammukestega, mis sarnanesid paljus nendele sammudele, mida ka Eestis on tehtud. Ja selle peale kohkus Andres Kuusk väga ära ja ütles, et ei, et Ungari ei ole ju sobiv võrdlus ja pärast käis veel mitu inimest mulle rääkimast, Andvar, et ära selliseid võrdlusi küll tee. Siis ma saan aru, et see Eesti võrdlemine Ungariga on selline väga ohtlik idee, eelkõige sellepärast, et me kardame seda, milliseks Ungari tänaseks on muutunud, kogu selle igat ühiskonna tahku hõlmava ühe erakonna kontrolliga. Aga ma arvan, et see ongi just põhjus, miks me peaksime sellest rääkima ja küsima, et kas me neid esimesi samme oleme juba teinud, ma arvan, et oleme, ja kui kaugele me nende sammudega oleme jõudnud. Et mis on see hetk, kus meil oleks nagu õige aeg hädapidurit tõmmata? Minu meelest Eesti ja Ungari vahel, kui need teed lähevad ühes suunas, kui see hirm ja oht on õigustatud, siis on üks põhimõtteline erinevus. Võib-olla ma Ungarit nii hästi ei tunne ja mulle tundub valesti, aga kui ma Ungarit vaatan, siis mulle tundub, et Ungaris peaminister ka tegelikult juhib seda režiimi, mis on palju kriitikat ja irooniat pälvinud, aga Eesti eripära on see, et need inimesed, kes tegelikult riiki juhivad, need on formaalselt üldse ilma igasuguse positsioonita. See toimub kuskil tagatoas. Siim Kallas on seda ühes Eesti Päevalehe intervjuus päris hästi iseloomustanud, et tegelikult need inimesed ei vastuta mitte millegi eest. Kui asi läheb kehvasti, tehakse mingi vale otsus, siis vastutavad keegi teised, kas või need inimesed, kellel on sinised sokid või mis iganes. Aga need inimesed, kes kuskil tagatoas tegelikult selle otsuse langetavad, me ei tea isegi, et nad seda tegid ja nemad on ikka kogu aeg puhaste kätega juhivad riik edasi. Nii, nüüd on kuulajatele, vaatajatele enam-vähem ettekujutus olemas, millest me siin täna räägime, aga me ei räägi kõike seda 2 tundi kahekesi täis, et siin minu selja taga, ma ei hakka ennast ümber pöörama, istub 5 väga väärikat inimest, et pärast jälle tagantjärjele tuleks mingeid totraid etteheiteid erakondliku kallutatuse või muu sellise suhtes, siis minu teada on situatsioon selline, et ainus inimene, kes täna siin saates pikemalt räägib ja kes samas on mõne erakonna liige, olen mina. Et ükski teine inimene, kes siia laua taha istub koos meiega ühtegi erakonda ei kuulu ja et kõik oleks selge, siis mina olen Isamaa Res Publica Liidu liige.